Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte. Tere head kuulajad, Taavi Kotka, Henrik Roonemaa on Ettemõtte saate stuudios ja me räägime täna suhteliselt kurioossest asjast, ma võin isegi niimoodi öelda, aga see on positiivselt kurioosne asi, et midagi ei ole halvasti. Ja kurioosne on see, et meil on täna külas ettevõte, mis on asutatud 2011, mille omanike ringi või siis investorite ringi peaks ütlema väga ammusest ja endalegi teadmata ajast kuulub Taavi Kotka ühest teiste inimestega. Ja see ettevõte nüüd siis pärast umbes 13 aastat tegutsemist tõstis seemne ringi või seed roundi raha, mõned miljonid eurod, et jõuda väga suure tulevikuni, aga see ettevõte on kõik need aastad tegutsenud, on kliendid, on rahvusvahelised kliendid, on meeskond ja kõik nagu on. Ja mina isegi mäletan, kui see ettevõte kuidagi tuli, sest ega tol ajal need startup'e ei olnud nii nagu praegu, et 3 tükki päevast tuleb. Ja see ettevõte on Q-Minder ja selle kaasasutaja Rauno Rüngas on meie tänane külaline. Tere Rauno! Tervist, tänan kutsumast ja kiirelt kohe teile aitäh, et teete seda saadet ikka veel samamoodi 13 aastat hiljem. Ja just nimelt, sa pole ainus vana inimene siin startupi maastikul Eestis, et meie ka pingutame siin Taaviga. Aga Taavi, nägi siis oma lugu ära, ma ütlesin sulle, üks päev ma ütlesin sulle, et näed, et selline lugu, et Q-Minder tõstis seed roundi pärast 13 aastat, siis Q-Minder, mis asja? Kuule, mul on mingi osalus seal vist või mingi värk. Sul oli meelest läinud täitsa, jah? Ei, ma ei olnud meelest läinud. Sa ei saa tunnistada avalikult. Ei, ma tegelikult pean tunnistama, et see oht, et kuna ma olen ikkagi angel roundides või need nii-öelda lotopileteid ostnud rohkem kui 50 ettevõttesse, et siis kindlasti on neid siin saates veel käinud või käimas, et aga Q-Minder on minu jaoks on alati ehe näide sellest, et startupid minu kogemuse pealt lõpetavad 3 viisil. Et neist saab väga edukas ettevõte, ala mingi Bolt või Veriff või Wise ja nad teevad suure exit'i ja see on üks nagu lõpp ja neid on meil Eestis ülinäpu otsaga. Ja siis on teine üks suur hunnik on need, kes surevad ära lihtsalt. Proovisid ei tulnud välja, hüpotees ei pidanud, toodali ei leidnud oma õiget kohta, täiesti normaalne asi, aga sureb ära ja me teame, et enam startup sureb ära ja see on täitsa fine. Ja siis on 3. grupp, kuhu ma tavaliselt olen toonud näiteks nagu Q-Minder. et ei sure ära. Et ei sure ära, aga omanikele pole ka nagu mingit, ütleme niimoodi, investoritel pole mingit tolku selle pärast, et ettevõte teeb normaalset revenue'd, hoiab sellega meeskonda üleval, ettevõte orgaaniliselt kasvab ka, aga põhimõtteliselt investori jaoks mingit exitit või mingit raha tagasisaamist või kasvatamise nagu pilti kuskilt ei paista. Ja ehk siis startup muutub normaalseks toimivaks ettevõtteks. Lihtsalt investoritel on natukene võib-olla ütleme niimoodi, et valede ootustega sai kunagi investeering tehtud. Ja, kahju küll, et nii läks, et normaalne ettevõte tuli. Et põhimõtteliselt on nagu 3 asja ja sellepärast ma teadsin, mul Q-Minder oli meeles, et Q-Minder ikkagi nagu Rauno ees nagu müts maha. Teha 2011 startup, mis on veel 2024 ka startup ja tõsta sinna uut raha, et see on, sellega ei saa igaüks hakkama. Ei ole midagi müts maha, kui palju meil on käinud siin saates neid inimesi, kes ütlevad, et lõpetage ära see jama, mis mõttes tiksub nagu aastaid ja rohkem kui aastaid, see on mingi loll Eesti asi, see tuleb kinni panna, fail fast ja te olete normaalsed tüübid, tehke järgmine asi, aga võt kõigile nendele inimestele nüüd näiteks me toome tänase saate ja ütleme, et võib minna ka nii, et pärast 13 aastat tõstad seed roundi, aga Rauno, enne kui me läheme kogu selle põneva loo juurde, tuletame meelde, millega Q-Minder tegeleb. Ma kuidagi ajusopist tõmban välja, et te tahtsite teha elektroonilist järjekorrasüsteemi. Umbes kui sa praegu lähed, ma ei tea, passi kätte saama, eks ole, siis võtad selle paberlipaka kuskilt ja ootad, kuni sinu number tuleb, et te tahtsite selle teha elektrooniliseks, et mingit paberilipakaid ei ole. On mul enam-vähem õigus või ei ole või? Midagi sellist teil oli? Täiesti õigus, et 2011 taibutalgutel see oli see esimene mõte, kust kõik alguse sai. Ja valdkond ja otsapidi isegi lahendus on täiesti seotud selle sama klienditeenindusvaldkonnaga, aga tänaseks päevaks ta on arenenud lihtsalt miljonites käivetes ettevõtteks ja lahenduseks, kus nii-öelda suurem silt külge pannas, ütleme, et elava teeninduse tarkvara.
tõesti elav pead laivis päris maailmas, kujutad ette, millal viimati käisid, kihvt koht on ju. Et see tarkvara, seal me opereerime. Okei, aga ma mõtlen, et mina tegin kunagi ka selle otsuse, et paneks raha sellepärast, et teie üks esimesi ankurkliente oli Uber. Et ja see oli enne Taxify'd ehk siis Bolti on ju ja kui sa saad juba nagu sellise kliendi endale nagu ankruks on ju, et see on esimene märk, et oot, et siin võib nagu midagi olla on ju, et seda lotopiletit tasub osta. Et ma veel kord kõigile kuulajatele panen südame peale, et kui te teete angel investment'e, siis see on väga suure riskiastmega investeeringud, et see on lotopileti ostmine põhimõtteliselt, eks. Et räägi nüüd sellest hetkest, mis edasi sai, et päris palju aastat te olite ikkagi, oligi umbes nagu aastas mingi 1 miljon käivet umbes, et kus maal sa täna numbritega oled ja kes su tänane klient on? Ma lähen siin Uberi aastasse tagasi ja panen siia paar asja juurde veel, et Taavi Vatsa ise just lõid ka nagu ettevõtted 3-ks on ja see on samamoodi nagu, et maailmas on 2 sorti inimesi, kes löövad maailmalt 2 sorti ja kes saavad aru, et natuke rohkem värve on ju. Ja meie ajaloos on ka nagu, on päris palju rohkem olnud, et Uber on siis üks esimesi ja mis on siis näiteks Geenius Meedias läks avalikuks ka ikkagi, et sel hetkel, kui siis Uber oli oma kõige agressiivsemas kasvufaasis, oli salaja seal Tartu ettevõtte Geominder, 1200 asukohta maailmas, iga hommik ärkame üles, näeme, et Uber on lisanenud, laienenud, ütleme 40 linna. Mul oli nagu raske isegi arvet teha, sest nagu lihtsalt see kasv oli niivõrd kiire ja eksponentsiaalne, et see oli nagu, see oli alles sõit. 3 meest, käibed miljonites, okei, mis siit edasi on ju. Aga see on ainult 1 kord. 3 või 4 korda juba niisugused numbrid olnud ja erinevates nii-öelda ajas, erinevatel turgudel ja nüüd läheb jälle ja veel paremini veel, et see Uber on vaid 1 näide. Oota, aga mida te sellele Uberile täpselt siis pakkusite, et neil teid nii hirmsasti vaja oli? Mis see teenus oli? Jaa, vaat see on see eestlaslik küsimus ja vaade sellesse elavasse järjekorda ja näost näkku klienditeenindusse, et meil siin Paides läks postkontor kinni on ju. Aga vaata, kui sa mõtled skaalal, siis näiteks Uber tõestas ära Bolt samamoodi praegu, et juhti saada, juhti teenindada, sul on tegelikult palju kasu ja tulu efektiivsem teha seda näost näkku kui üle e-maili või üle kodulehtede, mis iganes viisil. Et sel hetkel, kus Uber kasvas, sel hetkel me aitasime neil saada juhte ja nüüdseks nii-öelda see turg on edasi läinud. Boltil me aitame Aafrikas ja mujal neid samu juhte kliendi teenindada. Ehk siis, kellel jääb vihmavari autosse, see tuleb kuhugi viia, vaatame üle, kas sellel juhil on ikkagi päriselt auto olemas ja milline juhiluba tal on ja kas see on see sama mees ikka, kes sõidab. Ehk seda näost näkku teenindust on üllatavalt palju ja igal pool. Ja isegi täiesti suured IT-hiiud Uber siin ees otsas, aga mul on kliendiks olnud, Google on olnud klient. Facebook ei ole olnud klient, Amazon oli eelmine nädal klient. Et ja see päris maailm, päris pull värk. Oota, aga ma nüüd tõesti, ma pean tunnistama, ma ei saa päris täpselt aru. Mida sa teed sellele Uberile või Amazonile või et mis teenuse täpne sisu on või kas sinu mingid inimesed kuskil Aafrikas kohtuvad Aafrika juhiga ja vaatavad üle või mis see teenus on? Nagu sa ise ütlesid, et Geominder sai alguse järjekorrasüsteemist, digitaliseerisime järjekorra ära, sealt hakkab kõik pihta, seda teenust pakume siiamaani edasi. Sealt oleme edasi arenenud, et nüüd me saame aidata aina rohkem seda klienditeenindajat, ütleme talle kohe, et mille jaoks külastaja siin kohas on, kuidas me saame teda aidata, kuidas sina saad teda kõige kiiremini kohe praegu aidata. Ja siis sealt veel edasi, me lõppude lõpuks jõuame ikkagi suurte andmeteni, datani, kuidas äriotsuseid teha selles, kas siis selles asukohas, sellel ettevõttel või siis kuidas võrrelda neid asukohti üle maailma või üle USA-s. Aga neil on siis mingid füüsilised kontorid, ma saan aru. Täpselt. Okei, selge, selleni ma tahtsingi jõuda, et mulle on see äri alati väga virtuaalne kõik tundunud. Sa pead ikka, ma teeks selles mõttes veel täpsemaks, et kui sa oled Bolti või Uberi äri, sul on autojuhte vaja, mis tähendab seda, et suvaline velo oma suvalise käulaga tuleb sul uksest sisse, ütleb, et ma tahan sõita. Ja sa ei saa päriselt nagu ütleme iga mantsi kohe nagu lasta nagu tänava peale, et mingi protsess on, seda pead üle vaatama, et nüüd kui need hakkavad sadades sulle sisse vajuma, moodustub järjekord, eks.
ehk siis kui sa teed näiteks, ma ei tea, Mexico City's teed putka lahti, ütled, et ma hakkan Uberit sõitma siin, on ju väga hea, on ju, et nii, meil on 100 juhti, kes tahab tulla. Nii, kes on esimene, kes on teine, ega nagu bensukas teed pika järjekorra või, et see on vaja ära manageerida, eks, ja kui sa hakkad nüüd järjekorrad ära manageerinud, see ongi see küsimus, et aga enne kui ta sinu silme ette jõuab, äkki saab mõned sammud veel ära teha. Et noh, see ongi kokkuvõttes nagu Q-man. Ja nüüd ma hakkan aru saama, sest minu peas lihtsalt ei olnud neuronite vahel seda ühendust, et mis see Bolti ja juhi vaheline füüsiline link on, et tõesti nad peavad ju kuhugi tõenäoliselt vist tulema kohale või ma ei tea, kas peavad. Äkki nad lihtsalt saadavad oma ID-kaardi juhi loa ja autost pildid ja ma pole kunagi mõelnud, et kui täpselt või kui füüsiliselt see äri käib, aga see on huvitav pool sellest. Aga kuule, liigume võib-olla siis tänapäeva klientide juurde, et see oli üks faas ja see oli 2016 on ju. 2024 kõige traditsioonilisem, klassikalisem klient, kust meil kõige kiiremini äri kasvab, on USA-s linnavalitsus ja veel täpsemalt see koht, kus sa saad mingit luba ehitada, luba poodi pidada, lubade center, permit hall või siis Eestiga ja igale inimesele arusaadav haiglad. Käid, annad vereanalüüsi, käid röntgenis, lähed kuskile tagasi, USAs lähed ka maksma kindlasti. Kuidas kõike seda teenindust sujuvaks teha, mõõta, vot see ongi Q-Manderi väärtuspakkumine. Täna ma lähen PERH-i, mul on ikkagi, lähen tean, et saatekiri ees juba ootab, lähen ikkagi sinna, noh, seal on küll tädi, kes seal siis teenindab, on ju, eraklinikutes on see ikka klassikaline järjekorraaparaat, et vajutad numbrit või nuppu ja siis ütleb, et nüüd saad oma selle väikse paberilipaka, et sa oled ja kuskil läheb tuli põlema, eks ole, mingi kuudi kohal 32 ja siis oled sina, eks? Jah, et paberilipaka süsteem ei ole sina, aga see, kui mind seal PERH-is teenindab nüüd see PERH-i töötaja, siis see süsteem oled sina? Ei, Eestis meil on ainult üks klient. Selleks on meil kõige kliendisõbralikum pank LHV, aga kõik teised kliendid on Q-Manderil USA-s. Ja võib-olla siis, kui me rääkisime või teema tuli alguse meie rahastusringist, et et Q-Mander hakkab nüüd kasvama ja siseneb USA turule. Valev puha, meil kõik kliendid on juba USA-s ja kõik raha tuleb juba USA-st. Ehk siis kui te tahtsite võrdlus saada PERH-iga ja kuidas teha võrreldavamaks võib-olla kuulajale, et mis see vahe siis on, et tõesti Eestis sa lähed kuskile, võtad siis selle paberlipiku, mingi hetk kuskil läheb mingi tuluka tööle ja siis saad kätte oma teeninduse. Siis tõesti Ameerikamaal meie klientidele juba nad küsivad kõik selle data, mis neil on vaja, kuidas sulle teenindust pakkuda ette. Täidad võib-olla mingid vormid isegi ära, sel hetkel, kui sa jõuad kohale, siis juba John Smith tuleb ja naeratab, et Mr. Henrik, I got your new iPhone and 7 other things you didn't even know you need to have. Ehk nad saavad kohe tekitada müüki, see on icebreaker, nad saavad su nime kasutada. Kuni palju keerulisemate teenindusprotsessideni välja, et mitme kaastöötaja juures on näiteks veel sul vaja käia. Aga ütle nüüd Rauno, kas see päriselt töötab ka nii või? Sest Ameerikas ma ei ole tükk aega käinud. Euroopas minu kogemused on näiteks hotellide autorentidega. Ja tänapäeval juba üldiselt, eks ole, kui sa broneerid toa või broneerid auto, siis tulevad mingid kirjad, et mugavama kiirema teeninduse huvides täida kõik need miljon välja praegu netis kodus ära, eks ole. Siis sa täidad need ära ja no mis juhtub, kui sa lähed sinna auto letti või hotelli letti, tuleb inimene kõik uuesti ja siis ta toksib need kõik uuesti sisse ja mina tunnen ennast nagu loll, et mida ma nüüd siis nagu tegin, et kas see kuskil maailmas see unistus, millest sa räägid, see nagu reaalselt toimib ja miks ta sel juhul ei toimi minu elus ja miks ta sinu elus toimib? Vot see ongi see, et seal ei ole veel Q-Manderit ja see valu, mida sa kirjeldad, on täpselt see, mida me lahendame ka. Sest võib-olla üks nagu suurema joonelisem analoog, mida tuua, et kui me räägime kas või Eesti eduloost, et ID-kaardist, see ID-kaart ise ei tee ju mitte muffigi, kogu asi on seal taga see XT, et kuidas see data liikuma panna. Ja vot see on ka, kus Q-Mander siis paneb selle data liikuma, et kui OT saalis näiteks Henrik trükib sisse juba oma telefoninumbri, siis selleks hetkeks, kui Henrik jõuab juba teenindaja juurde, siis on tema kliendi profiil, tema eelistused, kõik on juba välja võetud, lahti võetud, võib-olla see mure on ära lahendatud ja sa paned ainult allkirja ja tšau baka ja suurepärane kliendi. See on väga ilus, mis sa räägid, väga ilus jutt kõik. Ja. Aga kui see küsimus oli, et kas see on ikka päris ja kas see töötab, no vot siin näiteks tuleb siis 13-aastaline ajalugu ja numbrid minu kasuks mängu, et me ei oleks saanud siiamaani jõuda, kui see ei töötaks päriselt. Et meie puhul on siis natukene imelik värk öelda ikkagi iduettevõtte, aga meil on täiesti töötav ärimudel, aastaid kasumlikkus selja taga, päriselt töötab ka.
okei, aga lähme nüüd selle juurde ikkagi, et mis on see nüüd see uus tulemine on ju, et mille jaoks need investorid seda raha juurde andsid, et mida sa ehitad? Hetkel siis see uus tulemine on seotud hästi palju Covidiga. Covid pööras näost näkku klienditeeninduse täiesti, mitte et ainult peapaajale, vaid täiesti trummelpesumasinasse. Ja nüüd järsku kliendid said aru, et opa, meil ei ole numbreid selle näost näkku klienditeeninduse kohta. Ja mingid trendid, asjad, mis me oleme siis USA-s näinud, suur hulk poode ja äri läks täiesti kinni, sest nad said aru, et nad on ebaefektiivsed. Samal ajal paradoksaalselt mingid muud asjad jumala hästi tulevad turule, mingi jaemüük, jaekaubandus, et võtame mingi ennem ainult digitaalsed digitaalsed firmad nagu Warby Parker müüsid netis ainult prille. Nüüd esimest korda hakkavad avama füüsilisi kohti. Amazon hakkas avama füüsilisi kohti. Ta ostis ära ka natukene seal füüsilisi firmasi. Ehk pärast Covidit kõik on aru saanud, et siin on kasu mängus. Näost näkku klienditeenindus on lihtsalt kasumlikum kui näiteks Filipiinidele outsource'ida mingit teenust. Ja siin on lisandväärtus, see on eriväärtus, et see teenindus on nagu justkui premium. Aga et kuidas seda edukalt implementeerida, vot selle jaoks sul ongi juba Q-Minderit vaja. Ja see ongi see uus tulemine, paneme siia juurde hästi palju õpinguid ka muidugi ja kõiki neid ämbreid, mis on kolistatud siin ettevõtte kasvatamisega seoses, et miks just Q-Minder ja miks meie. Aga jah, kõik trendid on praegu väga meie kasuks ja tuul meie purjedes. Okei, aga mõtlengi, et USA's Eesti ettevõtted ei ole päris selline tarkvara, mis tundub, et lähen koduleheküljele, downloadin mingi software'i, installin ära ja voila käib, et see tundub ikkagi, et see on natuke, tahab sellist nagu spetsiifilisemat müüki, et sa nii-öelda helistad läbi erinevaid kliente, tutvustad toodet ja ikkagi on nii-öelda me räägime siin inbound ja outbound sales'ist, et see tundub rohkem nagu outbound sales olevat, on mul õigus? Väga eestlaslik niisugune maha tegemine ja kriitika jälle, et ma küsin, see ei ole nagu, küsimus on, et see maha tegemine, ma tahan lihtsalt teada, et nagu, et kuidas sa sellist asja müüd, kui sul on numbrid olemas, siis me saame midagi maha teha ju. Ja ma veel kord ütlen ära, et ma olen investor. Absoluutselt. Miks ma nagu norin vastu on see, et praegu ma palkan näiteks USA-sse just müügiinimesi. Ja nemad ütlevad täpselt sama nagu sina praegu, et issand jumal, et kuidas sa Tartust müüsid Fortune 500 ettevõttele. Jõuga või tarkusega, ma ei tea, kumb see oli, võib-olla see oli meil müüginaise Marise naeratus, võib-olla see oli müügimehe Rauli kavalus. Igatahes see on võimalik ja see on tehtav, et lihtsalt me oleme lükanud kõik sellised müüdid ümber, et see on võimatu või raske, et jah, me oleme seda teinud. Aga teistpidi, et mida me kas või selle uue rahaga teeme, see on täpselt see, mis on meie järgmine ülesanne. Meil tuleb nüüd aru saada, et kus on nagu kasutegur suurem, et meil on niisugune väga hea probleem, et on tulnud kliente, kes on pannud täiesti ise ülesse ja on olnud kliente, kellega rääkides näiteks diili väärtus on läinud 100 või 10 000. Ja kurjam, mõlemad töötavad, mis nüüd teha on ju. Et see ongi see seis, kus me praegu oleme. Aga võib-olla siis riistvara poole pealt, kuna see on ikkagi päris maailmas komponent, üks üllatav asi, mis meil juhtus oli see, et Apple võttis Covid ajal meiega ühendust. Nagu täitsa see Apple seal Cupertino Road 1 ja Infinity Loop 1 on ju. Ja oligi, et kuulge, Covid on, meil maailma suurimad ettevõtted võtavad Apple'iga ühendust, et mis teeme ja me leidsime Q-Minderi. Kes te olete sellised ja mis koht see Tartu on ja kõik niisugune värk. Ja Covid ajal Apple'iga koos panime mingitele suurettevõtetele Q-Minderi ülesse. Et kujuta ette nagu rollouti 1200, võib-olla see oli isegi alla 1000, 800 kuni 1000 poodi USAs. Apple saadab neil kõigile iPadid, meie saadame sinna peale tarkvara, kõik saavad ise väga hästi hakkama. Aga mis see trikk ikkagi oli, miks, see tundub nagu jällegi tarkvara valdkond, kus ütleme nii, et see ei ole nagu nii-öelda inglise keeles nagu brain surgery on ju, et see pole mingi ajukirurgia on ju, et mis oli selles mõttes see Q-Minderi nii-öelda fenomen, et miks Apple leidis just nagu selle Tartu ettevõtte, aga ei leidnud mingit, ma ei tea, samasugust asja näiteks Hollandist või USA-st on ju? See on nii raske turg, kuhu siseneda, et sealt ka minu võib-olla natuke napakad naljad, et kuidas see elav maailm on nii pull koht ja elav järjekord ja kõik see, et kui sa tuled üldse otse ülikoolist, isegi kui see on Ivy League, Harvard, Oxford, mis iganes, kus iganes maailmas.
kui sul ei ole mitte mingit töökogemust teenindussektoris, teenindusmaailmast, siis heal juhul sa võib-olla teed selle ootejärjekorra aplikatsioonid ja toidurestoranis ajab närvi ja siis sa seal lahendad seda ära. Ja niisugused konkurente mustmiljon, aga võib-olla siis brain surger tasemele ja me jõudsimegi siin 13-aastase kogemusega, kus kogu aeg klientidega rääkides meil on nagu praegu need 2 uurijat on palgal, kes muud kui ainult räägivad klientidega, et aru saada, et mis on see veel suurem varu ja kuidas seda lahendada ja väga otsega, et mille eest te veel maksaksite. Et näiteks kas või konkurentiga võrreldes ma ütleks, et kui teised panevadki tõesti seal mingile peahaavale järjekorra lahendustega plaastrit peale, siis meie oleme seal brain surgery levelil ja teeme nagu selle algmure korda, miks järjekord üldse tekib. Kuidas sa ütlesid, sul on peaaegu kõik kliendid USA-s. Ja samas sa ütlesid, et meil siit Tartust on ju Maris ja ma ei mäleta selle teise inimese nime. Raul. Et nemad müüvad, eks ole. Kuidas see äri sul puhtstruktuurselt on üles ehitatud? Kas ongi QMinder OÜ, mis teeb Apple'iga lepinguid? Kas sa pead olema tegelikult selleks USA firma, et ka näiteks USA's linnavalitsustele müüa või kuidas see struktuur sul välja näeb? Kui me kunagi alustasime, siis tõesti tegin Inglismaa ettevõtte ka juriidilise keha, sellepärast et mingid mugavamaid teenuseid saada, näiteks Stripe makselahendus eestlastele ei olnud tükk aega saada, et ja oli nagu see stigma justkui nagu ees, et kes see ikka Ida-Euroopast ostab. Praeguseks ei ole, et sellepärast see aasta kõik IP, kõik osanikud tõin Eestisse tagasi OÜ alt, et selles mõttes mitte midagi keerulist ei ole, saad Eesti OÜ-ga otse USA-sse müüa küll. Mis meid aitab on see, et me paneme suurt rõhku seal teatud sertifikaatidele ja turvaasjadele, et vaadake, et kui meie kliendiks on ikkagi American Express, kui palju veretilkasi ja aamen kirikuid ma pean neile kuskil alla kirjutama, et kuidas ma kontrollin oma töötajaid, meie protsesse ja et me oleme päris ettevõtte, mitte lihtsalt mingi väike iduettevõtte. Aga sa saad siis oma USA kliente niimoodi neile müüa ja neid hallata ja kogu seda asja teha, et sul ei olegi USA-st nagu midagi ega kedagi või sul on seal mingi organisatsioon ka? Ei ole, kõik on Eestist ja vaat see ongi see üllatav ja minu jaoks midagi, et ma ei saa aru, et mis siin üllatavat on. Aga nüüd tagant järgi vaadates, et ajalugu sundis. Raha ei olnud, tuli klientidega rääkida, tuli aru saada, kuidas nad ostaks selle ära, tuli inglise keel selgeks õppida, kõik on tehtav. Kui ma vaatan avalikke numbreid, eks QMinderi käivet, et see on aastaid olnud hästi stabiilne, seal €1 miljoni ümber aasta käive, juba kiiresti vaatasin 2019 alates on ju, et ja samas sa räägid siin väga suurtest klientidest, Apple'id ja kõik need teised, kes sul olid, et kas nad suruvad selle hinna nii alla või mis on selle põhjus, et sa aastaid nagu hoiad täitsa normaalset taset pisikse Tartu firma kohta, aga siiski sa ei kahekordista seda rääkimata sellest, et sa seda 10-kordistaks. Vaata, sa vaatad mingid keskmiseid numbreid sealt äriregistrist on ju, selleks, et mul sinu neid privaatseid numbreid paraku ei ole. Aga ma võin nagu jagada, et see, et COVID üle elada, sinna pidi nagu hoiupangas pidi olema täitsa mitu miljonit, et elada üle need 2 aastat, kus nagu käivet ei olnud mitte üldse on ju. Ja niimoodi tulebki see keskmine kokku, et seal on 1 miljon käivet, aga sellepärast ka nüüd lisainvestoreid pardal, sellepärast et kõik numbrid eespool, ehk siis kuidas me saame klienti, mis me sellest kliendist kätte saame, need numbrid annavad loota, et läheb aina paremaks. Aga räägime siis tänasest päevast, et see raha, mis sa investoritelt said ja sa kokkuvõttes ju said väga tunnustatud investoritelt raha juurde, eks, et mis sa teed selle rahaga? Peale selle, et sa ütlesid, et sa pead aru saama, et mismoodi sa täpselt seda paketeerid ja nii edasi on ju, põhimõtteliselt nagu sa ütlesid, et sul on seed round, siis seed round on pigem veel see round, kus otsitakse market fit'i tootele, et sul on see, et sa pigem nagu otsid seda õiget paketti, millega kiiresti kasvama hakata või mis on see, mis sa selle rahaga teed? Täpselt, et meil nii mõnigi meetrika on seal Series A tasemel, kuid mis meil on praegu nõrk koht on täpselt see olnud, et kuidas me seda klienti saame. Kas talle tasub helistada, mille jaoks ennem ei ole raha olnud ja selle jaoks tuleb nüüd inimesi palgata. Või me peame veel rohkem investeerima
toote poolt juhitud kasvu või product-led growth, et kuidas nad ise aktiveerima panna, ise krediitkaardi andmed sisse panna. Ja nagu ma nalja tegin, et jah, tõesti mure on selles, et mõlemad töötavad praegu. Ehk päris kindlalt meil on toote turu fit selles mõttes käes, ärimudel töötab, aga me peame nüüd ära tõestama, et kui suureks see saab minna ja kui kiiresti ja mis efektiivsusega me saame kasvada. Kuidas see sellise toote turundamine käib, et ma miskipärast kahtlustan, et isegi kui see on super lahe toode, et siis need haiglate, ma ei tea, mis iganes haldusjuhid ja linnavalitsuste haldusjuhid, tõenäoliselt üksteisele ei soovita, et kuule õue, et mul on nii lahe Qminder siin, eks ole, siin haiglas, et äkki sa tahad linnavalitsuses ka kasutada või ma eksin, see peab kuidagi teistmoodi käima. Ei, jälle eksid, eestlaslik värk on ja tõmbame teineteist kogu aeg maha. USA-s linnavalitsused, vaata nad ei konkureeri. Ja nad tahavad keksida ja näidata, kuidas nemad tegid midagi kihvti ära. Ja nüüd mul ongi näiteks Floridas on vist päris paarkümmend ei ole, aga 12 linna ja City Halli ja Permit Centerit. Ja nad lähevad sinna aasta konverentsile kohale ja näitavad, et vaadake. Meie tõime innovatsiooni sisse, meie ostsime Qminderi sisse, teate, Qminder on sealt Eestis ka veel, meie teeme asju õigesti. Et näiteks nüüd, kui me vaatame, mis USA turul võib juhtuda sellega, et Elon Musk ja Vivek hakkavad seal valitsust veel efektiivsemaks tegema, see võib meile isegi hästi kätte mängida, et meie oleme see innovatsioon, mis aitab tuua selgust numbritesse, et kuhu see maksumaksja raha läheb seal valitsuses. Ehk nad on väga sõbralikud soovitama teineteisele. Ja ma vaatan siin mõnda sellist B2B SaaS-i, mõnda Eesti oma, et seal juht või asutaja tavaliselt siis ühes isikus, eks ole, sisuliselt elab lennukis ja toimib selline konverentsi müük või isegi konverentsi paneeli müük, eks ole, et sõidab üritusele, räägib oma teemast, aga muuhulgas, eks ole, siis paistab ka silma potentsiaalsetele klientidele ja see on selline põhikanal, kust nagu klient tuleb. Kui palju sina või teie tiim peab mööda maailma leekima ja ma ei tea, kas järjekorra konverentsid on maailmas olemas, aga klienditeeninduse konverentsid kindlasti on, eks. Või sa oled seal, elad rahulikult Tartu tempos, Tartu elu, et 10:40 hakkad vaatama hommikul, mis saab ja 16:20 lähed vaatad, kas mõni kõrts on lahti tehtud, et kui teil kõik on Tartus, ei ole halb üldse, see on väga tore, ma lihtsalt mõtlengi, et kui sa enne ütlesid, et mul on kõik nii rahulikult siin Tartus, eks ole, ja siin müüme ja teenindame ja üldse, et kas müügipool on ka selline, et teedki remotely või ikkagi keegi teist elab kogu aeg lennukis ja räägib maailmas Qminder? Ja me lendame palju, kuid lendavad hoopis teised inimesed, kui sina praegu pakkusid. Lendavad uurijad, lendavad arendajad, lendavad disainerid, et aru saada, millist toodet on vaja kliendile ehitada. Tõesti just 2 nädalat tagasi tuldi jälle kuskilt sealt Texasest ja Floridast uute informatsioonidega ja uute edulugudega, et kuidas asi käib. Aga turundus mõttes, et kas minu tulevik nüüd on ka hästi palju lendamist ja konverentse, vaatame. See on see, mis meil on vaja nüüd kinnitada. Hetkel andmed viitavad, et ei ole hädavajalik, võib-olla aitaks, kuid hädavajalik kindlasti ei ole. Räägi sina sellest, kas sa oled nii-öelda internetiturundus ka proovinud olla, ma ei tea, Google Ads või LinkedIn Ads ja nii edasi ja kui hästi need või kui hästi sinu äris see on toiminud ja kui sa üldse oled kasutanud? Jah, kuhu me selle investeeringu paneme oligi see, et juba võtsime lõpuks ometi turundusinimesi tööle. Ja sealt ka kõik need numbrid nüüd päris mühinal kasvavad ka edasi. Aga et see ei ole nii lihtne, et lõppude lõpuks palju ikka guugeldatakse kuus, et järjekorrasüsteemi vajadus. Keerukus on selles, et tuleb aru saada, et mis need teised mured on, mis nad lahendavad, et kuidas saada see klient, kes kirjutab, et issand jumal, mu ootesaal on kaootiline, et kuidas seal leida ja pakkuda neile lahendusi. Ja kõige rohkem, et kui me vaatame, mis kliendid praegu räägivad, et mis väärtus nad saavad meie tarkvarast. Issand jumal, et need on nii suured laused ja väärtuspakkumised, et Qminder aitab meil tervet klienditeenindust üle Ameerika juhtida. Okei, keegi ei guugelda seda, Aga kui mul on nagu maailma suurima panga juht seda öelnud, mul on siis see uskumus olemas ja minu asi on seda tiimile edasi anda ja öelda, et okei, nüüd otsige välja, mida see VP of Customer Experience Management sellest maailma suurimast pangast veel guugeldab. Et see on see raskus, et internetiturundus, nagu sa lihtsustatult ütled, seal on palju teha, seal on palju võita. Helistamine ehk siis outbound ja müük, palju teha, palju võita.
õnneks nüüd on ka raha lõppude lõpuks seda ka proovida. No minu küsimus on pigem selles, et me oleme päris mitme startup'i käest kuulnud seda juttu, et selline klassikaline Google Adsi ostmine tegelikult ei annagi tulemust. Et on, ma tean ettevõtteid, kes on pannud aastas miljoneid Google Adsi ja pärast mõõtnud ja mõelnud, et kurat, sorry, aga see läks nüüd küll täitsa nagu korstnasse on ju, et selle koha pealt ma just mõtlesin, et ma otsin nagu kogemuslugu või kinnitust, et see ei ole nii lihtne, et ma panen nagu õige märksõnad on ju, hakkan mingit inboundi kinni püüdma on ju, ma ei tea, 300-st, kes registreerisid lehele, 30 lepib miitingu kokku ja sellest võib-olla üks tuleb miitingule ainult on ju, et aga 30 juhul sa pead istuma kellani nii-öelda valmis ja ootel on ju. Et päris mitmed Eesti ettevõtted on seda öelnud, et see on ikka üks ränk teema kogu see internetiturundus, eriti inboundi püüdmine, et ma saan aru, et sul on selles mõttes on targem, et sa oled kavalamaid märksõnu leidnud. Ei, asi ei ole ainult märksõnades, aga jällegi, et minu meelest see ei ole nii mustvalge. Mulle meeldis see analoog, kus keegi võrdles, et see maks Google'ile, et see on nagu rent, mida sa pead internetis maksma. Et kui sa tahad olla nagu High Streetil või ma ei tea, mis Eesti analoog oleks kuskil Viru keskuse juures on ju, sa pead seda renti maksma, aga kui sa tahad eristuda ikkagi vasakul ja paremal olevatest poodiõidest, siis sa pead tegema midagi veel ekstra, su toode peab olema parem, su PR peab olema parem, ehk ütleme kaarega jõudes, kust meie saame kliente, suust suhu selles mõttes word of mouth turundus, ulme töötab, et enterprise virality on selle nimi, jube aeglane, ei ole see, et paneme kihvti kassi video ja homseks on 50 miljonit vaatamist, aga kui sa oled ikkagi sellele töötajale seal teenindussektoris ära tõestanud, et näed Q-Meetri abil tema saab parema positsiooni, ta saab näidata oma töö väärtust, ta saab õigustada oma eelarvet, ta võtab selle kaasa kohe, kui ta läheb sinna järgmisesse ettevõttesse ja seda me oleme näinud mitu korda, et näide oli, et kus me rääkisime, et Q-Meter abistas Uberit, aga Uberist kopeeris või võeti Q-Meter kasutusele Didis ehk Hiina firmas, 99 ehk Ladina-Ameerika, Bolt Aafrikas ja Euroopas, Lyft veel USAs, ehk näiteks see oli super näide, kus selle ühe eduloo kliendi saamisel me võtsime terve turu kohe ära. Ja seda ma näen praegu ka haiglate turul, näiteks, et Hospital Corporation of America, meie jaoks võib-olla tundmatu nimi siin Eestis on ja kõige suurem meditsiini frantsiis ettevõtte USAs üldse ja vaikselt muudkui tuleb neid juurde Q-Meteri kohti, kes siis panevad rõhku sellele, et äkki teenindus saaks ikkagi andmete pealt veel paremini pakkuda. Okei, aga mõtlengi, et selles mõttes suust suhu küll, USAs on hästi kombeks igasugused referral tasud, affiliate müügid ja sellised asjad, et kas teil on sellega ka mingit kogemust? Ja kogemus on see, et valitsusametnikele USAs ei tohi kallimat kui $30 kinki saata, siis on päris jama majas kohe. Et tõsi, oleme uurinud, oleme proovinud, aga tead, ühte superlahendust ei ole veel leidnud, et praegu on lihtsalt see, et kui me aitame sellel indiviidil särada, nii-öelda champion öeldakse selle kohta, et kui me aitame sellel John Smithil saada selleks bossiks ja võib-olla siis osariigi bossiks, kõik panevad tähele, nad küsivad John, kuidas seda tegid ja John võib öelda, et näed, ma olin innovaator, ma ostsin Q-Minderi ja sellepärast mina olengi nüüd kõige tegijam vend siin teeninduses. Kuidas Q-Minder ennast hinnastab? Kas see on nii-öelda per teenindatud klient, on see, ma ei tea, või mingi muu meetrika järgi per mingisugune kiosk kuskil või kabinet või kuidas see käib? Tänapäeval me hinnastame suhteliselt klassikaliselt nii-öelda inimeste või siitide põhiselt, aga oleme proovinud ja arvatavasti proovime edaspidi ka korduvalt seda muuta. Me oleme nii-öelda ärimudelit ainuüksi 4 korda vist muutnud. Et ja sealhulgas näiteks hinda 4-5 korda vist tõstnud. Et ma leidsin üles, et 2011 Restart esimeses saates, siis mu äriplaan ja ärimudel oli $25 kuus ja läks minna ja aga tänaseks julgeb küsida $15,000 aastas ja deal size'id osade klientidega ikkagi läheb sadadesse ja miljonitesse juba vastavalt sellele, kui suured nad on. Aga kui sa mõtled kogu selle 13 aasta peale ikkagi, et sa ütlesid, sa 4 korda siin äri muutnud ja nii edasi, üles alla ja nii edasi, et mis ikkagi hoiab niimoodi, kus ma siis ütlen, et nagu selle sama teema juures
nii kaua, hoiab nagu motiveerituna, hoiab uuesti proovima, hoiab üle elama neid raskeid COVID-i aastaid ja nii edasi, on ju, et noh, et ei tahaks uskuda, et see on nagu Tartu võimaluste vähesus, on ju. Läksin kiusamiseks, on ju. No, millega Henrik alustas, on ju. Et kas see on nagu oma laps, millest ei suuda lahti lasta või vastupidi, et kogu aeg on siuke tunne, et noh, nüüd natuke veel ja siis on järgmine tulemine, et mis motiveerib ühte founderit olema nii kaua ühes teemas? See lapse analoog absoluutselt ei meeldi. Just mingi teise founderiga rääkisime, et lõpeta ära niisugune võrdlus ja ükski ettevõte ei ole sul kuramuse perekond, nad on tegija tiim, nad peavad tipptasemel paugutama, et kindlasti need võrdlused ei päde, aga et kui küsimus on ikkagi see, et kuidas kogu sellest jamast läbi tulla, suhteliselt lihtne, kas sa ise näed, et siin on võimalus, kas sa ise näed midagi, mida teised ei näe, et kas sa siis petad ennast või sa näed midagi, mida teised ei näe ja siis su asi on lihtsalt see ära tõestada ja edasi minna. Aga võib-olla veel lihtsam on see, et kas sa ise tahad seda teha või mitte. Noh, et näiteks meil on tehtud ka nagu kas või COVID ajal, ehk siis nii-öelda väga raskel ajal, mitte et siis jah, ikkagi üle ostu pakkumise, et okei, müüge see maha või midagi sellist, aga kui ma ise näen, et siit tuleb 100 miljonit aastas, nagu ma tean, kuidas seda teha, QMinder on selleks võimeline, võt see drive'ib, see on nagu kihvt ja noh, kui ma sain nagu lõpuks siis kutse siia ettevõtte saatesse ka, et kuidas siis Eestit nagu 1000 korda suuremaks teha, minu meelest on Eesti turul nagu puudu sellest võib-olla siis QMinderist, mis julgeb planeerida ja teha natukene teistmoodi asju ja et ei müü kohe 50 miljoniga maha, mis siis, et väga kihvti auto saaks, et meil on need võimalusi olnud, aga me mõtleme natuke pikaajalisemalt ja töötab. Selline pikem vaade on toonud nii mind kui siis meie töötajaid ikkagi läbi igast august, et jah. Mulle väga meeldib ja selles mõttes me ettevõtte saates otsimegi neid, kes näevad asju suuremalt ja pikemalt ja uhkemalt, eks, et ja sellepärast me neid siin grillime, aga noh, ja müts maha tõesti, kui sa oled suutnud olla selline founder, kes kogu selle 13 aasta jooksul ainult nagu näeb võimalust ja selget sihti, sellepärast et neid lugusid ka, kus ikkagi sellest pidevast punitamisest founder nagu läbi põleb, et neid lugusid me kuuleme tegelikult saunas kuskil, keegi räägib vaikselt täispeaga võib-olla mõne ürituse lõpus on ju, et kuidas see tegelikult on, et kumb juht sina oled, et kas seal ongi see, et kes on nii-öelda igipõhiline alfa ja igal juhul ainult tähtede poole on ju, või on ikkagi on see hetk ka, kus sa sõna otsa mõttes nagu, no ma ei ütle, et sa nüüd päris alasti vannis ilma veeta värised on ju, et on nagu niisugune low point on ju, aga ütleme, et sa nagu, ütleme nii, et mõtled, et ikkagi, et kuradi raske on olla founder. Jah, me olime vist ühel samal üritusel, kus räägiti vannis nutmisest asutajate poolt ja kõik see. Mul on hea meel, et sellistest asjadest lõpuks nagu räägitakse. Ja tulebki rääkida ja ongi raske ja väga paljude jaoks on see võib-olla kriitilise tähtsusega, et mingil õigel hetkel sellest rääkida. Kuid minu meelest siin teinekord võib-olla asutajad saavad isegi liiga palju tähelepanu kogu sellega, et mõelge töötajate peale ka, et kuidas neid kriisidest läbi tuua, et noh, neil ei ole võib-olla nii palju osakuid või tokeneid või mida iganes. Nende jaoks on nagu veel raskem ennustada, et mis järgmine kuu ja tulevik toob. Et võib-olla siis näiteks QMinderi puhul, mis on hästi töötanud, on see, et töötajad on toetanud mind ja mina neid, et olla siis võimalikult läbipaistev ja kaasav, et noh, näiteks COVID hetkel oli teemaks see, kus ma näitasin kõigile töötajatele ette, et vaadake, et nii palju on nüüd kontol järgi, keegi ei tea, mis sellest maailmast saab, arvatavasti pean teil palume, et äkki saate natuke vähem palka võtta, aga tulime välja ja sai palgad tasutud ja rohkemgi veel. Aga palju sina optsioone annad oma töötajatele või oled andnud juba? Kõik saavad kamaluga ja kusjuures meie puhul on eriline see, et osad, kes on kunagi saanud, on nüüd juba ka exit'i teinud ja secondary'de puhul täiesti 10 või 100 000 saanud kätte ka. Räägime sellest investeerimu või selle investeeringu poolest ka, et kui sa oled nüüd nii-öelda startup, eks, mis on 10+ aastat tegutsenud ja sa oled jõudnud sellesse faasi, mida Taavi ütles, et sa ei näita, eks ole, seda startupi okikepi kasvu, aga sa oled muutunud, tegelikult de facto sa oled muutunud selleks normaalseks firmaks, millel on kliendid ja toode ja müük ja kõik asjad on ju. Et kuidas järsku see investeering tuleb, et kas keegi leidis teid
nii-öelda investoritelt üles, et Q-Minder, Rauno, kuule, helistasid, äkki me investeerime, äkki teeme nüüd suuremaks selle asja. Või see algatus tuli teie poolt, et sa nägid ise, et mul on vaja ikkagi raha kaasata ja sa läksid ise otsima, kuidas see lugu oli? See lugu oli selline, et 2023 vaatasime kaasasutajaga Siim Raud teineteisele otsa, et okei, et mis ta siis on nüüd 4. kord surmasuust, et kas lähme uuesti. Ja ütlesime, et seekord tahaks kiiremini. Selge, tuleb raha tõsta. Et me teadsime, et me oleme seda 3 korda juba teinud, et me oleme selleks võimelised, aga nüüd on vaja kiiremini ja kas või konkurenti on turul rohkem ja lihtsalt on vaja kiiremini liikuda. Nii, ja siis, et raha tõsta, siis sul peab olema okikepp, ei saa midagi olla vaikselt ja siis me pidime selle okikepi lihtsalt tekitama. Jällegi, nii lihtne oligi, tuled ja näitad, jõuga teed selle okikepi ära. Selle jaoks oli muidugi vaja palgata häid inimesi ja võtta nagu väga suurt riski, et mis meetrikas seda okikepi lõpuks näidata. Aga tegime ära, väga uhke selle üle, väga raske oli. Aga sa ikkagi jõudsid sellesse punkti, mida Taavi siin enne kompas, et kuulge, et ma niimoodi küll enam ei viitsi teha, et jälle hakata nagu mõnes mõttes otsast peale, et me oleme seda 3 korda teinud, et võt seda ma küll enam ei viitsi, et siis parem teeme nii-öelda kõik või mitte midagi lahenduse. Ei, see kõlab nagu nükene nurka surutud hundirünnak, ei, see ei olnud üldse see, vaid COVID oli nagu nii hull aeg, et kujutage ette, et endal ka mingi eksistentsiaalne kriis 10 aastat ettevõtte äkis nüüd enam näost näkku klienditeenindust maailmas ei ole, on ju. Ja kõik räägivad, et ei tule ka kunagi, et need ajad ei tule enam kunagi tagasi, on ju. Ja? Kõik läheb online ja nii edasi ja siis, kes on kliendid, kellega ma räägin? Nike, Supreme, Whole Foods, NBA helistab meile Eestisse, et tere, et te paistate teadvat sellest alast natuke rohkem. Et hästi viisakalt veel, et kas te olete kuulnud National Basketball Association? Jah, olen kuulnud küll, on ju. Et COVID andis nagu nii reitsi peegli, et me oleme maailmas kõige paremad selles. Nagu sellised ettevõtted võtsid meiega ühendust, kellest enne oskas võib-olla ainult unistada. Kõik nad ei pidanudki kliendiks saama, aga see peegeld oli tagasi, et kuulge, et te olete maailmas eksperdid. Aidake meid, tehke midagi ära, Brüssel on mulle helistanud, kuidas me need volinikud siin järjekorda paneme ja teenindust teeme. CERN, USA sõjavägi, nagu see kliendi roster list on meil ikka väga kihvt. Ja vaat selle pealt sul ei teki siis nurka surutud hunditunne, vaid see on hea lõvisupp, mille pealt nüüd öelda, et vot nüüd teeme selle suureks ja võtamegi selle turu ära ja meist saab veel suurem ettevõtte kui ServiceNow või Zendesk. Aga see teenus, mida sa müüd, mul on miski pärast tunne, meil on hea saade olnud, iga kord, kui me Taaviga ütleme, et mul on tunne, et on nii, sa ütled, teil on absoluutselt vale tunne, kõik on vastupidi. Ma küsin siis viimase nii-öelda teemana avan siin ka igaks juhuks. Mul on tunne, Rauno, et kui mingisugune organisatsioon, ettevõtte, NBA, USA armee, Amazon, eks ole, Google, mis iganes, otsustab juba või USA mõni haiglasüsteem, et meie teeme oma järjekorra süsteemid, teeme Q-Minderiga. Et kui sa sinna sisse saad, nad elu sees ei viitsi teid hakata välja viskama. See on sisuliselt igavene leping, mida sa nendega saad, sest see on nagu selline oluline, aga samas mõttetult igav asi, millega keegi ei viitsi näppida seda, kui see juba töötab, enam vähemgi töötab, on ju. Kas mul on, ütled, mul on õigus, et kui sa saad sinna sisse, siis sa oled sees ja kui sa ise midagi eriliselt ära ei käki, siis sa ikkagi oledki sees ja see kliendisuhe on hästi pikaaegne. Täpselt. Ja täpselt nii ongi läinud ja sealt on meie käibed ja asjad tulnud ja nüüd meil on harukordne võimalus, et investeerime, et saada neid kliente juurde ka, mitte et ärme elatu ainult olemasolevatest vanadest ära ja sellepärast meisse investeeriti ja sellepärast tulevik on väga helge. See 100 miljonit, mis sa siin välja käisid, ma eeldan, et see on aastakäive, mitte kuukäive, eks, et see on kuidagi, on see sul mingi selline teostatav, tehtav siht või see on see, mida sa oled oma investorite öelnud, et vot sinna ma tahan jõuda? Absoluutselt. Nagu muud varianti ei olegi, kui sa VC trackil oled, et kui sa ikkagi autentselt siiralt tahad nagu lõpuni panna, okei, ma olen näinud kõrvalt ka, kuidas keegi suitsu ja peeglitega üritab natuke ära petta, on ju. Mul käis ei värise, ma tean, et see on tehtav, muidugi igast asju võib juhtuda, aga praegu kõik märgid näitavad, et meil on tiim selleks olemas, meil on visioon selleks olemas, meil on turuvõimalus selleks olemas. Ja ei, mitte mingil juhul ei taha siin 50 või 100 miljoni eest kiirelt maha müüa ja nagu võib-olla teistes kohtades on räägitud, et mis siis on, kui sa teed selle exit ära, kui paljudel see teine ettevõte on välja tulnud või sama hästi.
meie otsustasime, et meie teeme selle esimese ja korralikult nagu hästi. Kusjuures teine ettevõte tihti ei tulegi välja. Täpselt. Et Eesti startup pealugu on seda näidanud, et need, kes on teinud väga kõva exit'i, ehitanud unicorne, et teine ei tule üldse nii lihtsalt ja nii hästi. Ja see on huvitav, kas see on mingi selline Eesti või väikse riigi Ei ole, see on- Amerikas tuleb välja või pigem Ei ole, küsimus on ja kui tuntud, ma ei tea, ma ise olen olnud koos Peter Thieliga näiteks mingites investmentides, mis ei tule üldse välja, on ju, et küsimus ei ole selles, et mina ikka usun seda, et lisaks sellele, et sul on hea meeskond ja hea idee, on alati iga startupil väga õnne ja alati ei ole õnne, et kas sa ei ole õigel kohal, ei ole õigel ajal, mis iganes see probleem on, et õnnefaktor on tihti jääb puudu. Aga vaata, kui sa oled teinud kõva exit'i ja siis kui välja ei tule, sa saad alati investoriks hakata. See variant on alati olemas. Aga see on üks kurb saatus päris paljudele founderitele. Et ilma naljata, et Kaotsime praegu enamuse oma kuulajaid. Et kui rääkida just näiteks sealt Bay Area San Francisco kandis olevate founderitega ja ka investoritega. Nemad ütlevad näiteks seda, et üks suurimaid või enim levinud vigu on see, et müüakse liiga vara. Kõik tahavad saada oma Porsche't kätte ja siis pärast nutetakse seal tõesti Mersus või Porsches, et oi, et no, ma oleks saanud ju selle veel suuremaks teha. Ja seda on öelnud kas või minu meelest isegi Kevin Systrom Instagrami founder, et okei, müüs Facebookile miljardi eest maha. Aga noh, tal jäi tegemata see, mis tema tahtis ja nüüd ta on mingite algoritmide meelevallas seal. Et ei, liiga kiiresti antakse alla. Pühendumust on vaja, pikemat mõtet, ettemõtet. Õige. Väga hea, meil on hea meel, et me saime selle saate teha. Saate aega on läbi ja 6 minutiga isegi rohkem kui läbi. Aitäh, Rauno, ja soovime Q-Minderile kõva edu USAs ja ma loodan, et me kohtume sinuga veel siin saates. Meie Taaviga järgmise külalise tervitame siin nädala aja pärast, nii et kuulmiseni. Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.